Aastakümneid on hävitajatel ja pommitajatel olnud vaid 2 viisi õhust lastavate rakettide kandmiseks ja tulistamiseks. Kas kanti rakette pommitaja pommiruumis sees või veeti neid tiibade all välispiloonidel kinnitatuna? Need 2 meetodit on olnud ja on jätkuvalt väga tõhusad. Piiranguks vaid see, kui palju rakette konkreetne lennuk saab ühel missioonil kanda ning kui palju lennukeid on operatsioonis kasutusel. Nüüd on USA selle olukorra pea peale pööranud. Pentagon on välja töötanud nutika uue süsteemi, mis lubab oluliselt suurendada nii tiibrakette kanda suutvate lennukite arvu kui ka nende lennukite poolt kantavate rakettide hulka. Rapid Dragoni süsteem. See näib olevat murranguline, eriti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kus USA on aktiivselt otsinud uusi viise Hiina õhutõrje ülekoormamiseks ja neutraliseerimiseks. Veelgi parem on see, et Rapid Dragon ei nõua kallite uute seadmete ehitamist ega isegi olemasoleva tehnika põhjalikke ümberehitusi. Tegelikult on see idee nii loogiline, et tekib küsimus, miks keegi pole sellele varem mõelnud. Siin on see, mis teeb Rapid Dragoni nii ainulaadseks ja kuidas see võiks kallutada jõudude tasakaalu Kaug-Idas otsustavalt USA kasuks. 2023 aastal määratles USA õhujõudude uurimislabor Rapid Dragoni kui paletiseeritud laskemoona katsekampaania, mille eesmärk on uurida võimalikkust ja operatiivseid eeliseid, kui olemasolevatelt transpordilennukitelt nagu C-130 ja C-17 visatakse õhust alla kaugmaa paletiseeritud laskemoona, ilma lennukit ennast muutmata. Lihtsustatult öeldes muudab Rapid Dragon kaubalennukid relvakandjateks, mis suudavad lasta tiibrakette ja võimalusel ka muid kaugmaa või enesekaitserelvi, vabastades need palettidel lennuki tagumise lastiluugi kaudu. Teisisõnu muudab see kaubalennuki pommitajaks, mille relvakoormust piirab teoreetiliselt vaid see, kui palju palette mahub lastiruumi. Kaubalennukeid on kasutatud vaenlaste pihta pommide heitmiseks vähemalt teisest maailmasõjast alates. Näiteks Varssavi pommitamise ajal 1940 aastal kasutasid sakslased Ju-52 transpordilennukeid abipommitajatena. USA hakkas Vietnami sõja ajal kasutama C-130 kaubalennukeid Blue-82 Daisy Cutter pommide heitmiseks ning jätkas selle tehnika kasutamist ka 1991 aasta Iraagi sõjas. Ja Afganistanis kasutati suuremaid GBU-43B Moab-pomme. Aga need on pommid, mitte raketid. Lennukid peavad nende heitmiseks lendama sihtmärkidele palju lähemale kui kaugmaa tiibrakettide kasutamisel. Riskid on talutavad, kui vaenlasel, näiteks Afganistani Talibani puhul, on õhutõrje väga nõrk. Kuid kui vastaseks on keerukad mitmekihilised kaitsesüsteemid, nagu need, mis on Hiinas ja selle ümbruses, siis varasemate põlvkondade vaibapommitamise rünnakud kujutavad lennukitele sageli endast vastuvõetamatuid riske. Seetõttu ongi tõusnud esile kaugmaa tiibraketid, mida saab välja lasta õhutõrjesüsteemide tegevusraadiusest kaugemalt ning üha arenenumad hävitajad ja pommitajad, mis neid välja lasevad. Kuid piiratud laskemahu probleem jääb alles. Sa ei saa lihtsalt rakette transpordilennuki luugist välja veeretada, nii nagu liukpomme. Sellegi poolest on USA katsetanud viise, kuidas rakette lasta kaubalennukitelt alates Vietnami sõjast. 1974 aastal demonstreerisid ameeriklased tegelikult mandritevahelise ballistilise raketi väljalaskmise võimalikkust praktiliselt ükskõik kust. Kui nad katsetasid 57-jalase ja 88 000 naelase LGM-30 Minutemani õhust väljalaskmist C-5A Galaxy lennukilt. Järgmisel aastakümnel projekteeriti madalama hinnaga alternatiiv B-1 pommitajale, mida tunti kui tiibrakettide kandurlennukit ehk CMC-ad. Idee seisnes selles, et Boeing 747-200 kaubalennukid ümber ehitada spetsiaalseteks tiibrakettide stardiplatvormideks, millel oleks võimekus kanda 50 kuni 100 AGM-86 ALCM raketti. Raketid oleksid kiiresti välja lastud pöörleva stardiseadme kaudu lennuki sabakere küljelt ning neile määrataks sihtmärgid dünaamiliselt pardal oleva juhtimissüsteemi abil. CMC-id ei arendatud kunagi täielikult välja, kuid Rapid Dragon tugineb samale põhikontseptsioonile, kohandades olemasolevaid lennukeid kaugmaa relvaplatvormideks madalamate kuludega. Võtmekontseptsiooni, mis selle võimalikuks tegi, uurisid esmakordselt 2003. aastal Õhujõudude Tehnoloogia Instituudi magistrandid, kui nad lasid transpordilennukite tagant välja rakette langevarjuga varustatud kaubaaluste abil.
Seda ideed arendati edasi 2010. aastatel, mis viis lõpuks Rapid Dragoni loomiseni. Programm tegi debüüdi 2019. aastal ning seda arendasid edasi 2020 kuni 2021 aastani USA õhujõudude arendusmeeskonnad ja tööstuspartnerid. Esialgsed katsed White Sandsi raketipolügoonil New Mexicos 2021 aastal kinnitasid näidisrakettide väljalaskmist nii C-17 kui ka ECG-137 lennukitelt. 2021 aasta lõpuks oli kontseptsioon valmis reaalseteks laskekatseteks. Oma esimesel ja viimasel lahinglaskekatsel Mehhiko lahe kohal 16. detsembril 2021 sai relvastatud Rapid Dragon sihtmärgi andmed kaugelt juhtimissõlmelt lennuajal MC-130J transpordilennuki pardal. Seejärel kasutas see andmeid, et sihtida oma relvastatud AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile'i ehk JASSM-i raketi, mis visati õhust välja ja lasi edukalt välja oma laengud, kusjuures lahingrakett hävitas oma mereväe sihtmärgi. Veidi vähem kui aasta hiljem, novembris 2022, toimus esimene Euroopa sõjatandri lahinglaskmine. JASSM-i õhust viskamise demonstratsioon MCU-130J lennukilt Rapid Dragoni kaubaalusel viidi läbi Undøya kosmosekatse-polügoonil Norras osana Atrius 2022 sõjaväeõppustest. Ja nüüd, aastal 2026, on katsetuste faas läbi ning Rapid Dragon on valmis tegevuseks. 2026 aasta aprillis teatas õhujõudude elutsükli halduskeskus ehk AFL CMC DragonCarti loomise kohta, mis on ametlik programm transpordilennukite varustamiseks niinimetatud kaubaalustele paigutatud laskemoonaga. See tähendab, et Rapid Dragon ei ole enam katseprojekt. See on ametlik, operatiivne USA sõjaväeprogramm. See nimetus on oluline samm ja rõhutab, kui tõsiselt USA sõjavägi Rapid Dragoni kaardiprojekti suhtub. Projekti ametliku programmi staatus tavab pikaajalise eelarve eraldamise ja ametliku integreerimise tulevasse väeplaneerimisse. 2026 aasta mais jõudis programm üleminekufaasi katsetuste ja operatiivse kasutuselevõtu vahel, kusjuures kasutuselevõttu oodatakse 2027 aastal läbi kesktaseme hankemenetluse Rapid Fielding Pathway. See, kuidas see töötab, on ühtaegu tehnoloogiliselt arenenud ja üllatavalt lihtne. Rapid Dragon on nagu nutikas ja ühekordne pommirungkastis, mis sisaldab liidest, võimandades sihtmisteavet edastada laskemoonale kaugelt tulejuhtimiskeskuselt. Raketid laaditakse kaubaalustele paigutatud stardimoodulitesse, mis omakorda paigutatakse transpordilennukitesse. Laadimine toimub standardsete kaubakäitlussüsteemide kaudu, mida kasutatakse juba laialdaselt Air Mobility Commandi lennukipargis. Pärast tagarambilt vabastamist stabiliseerub pallett langevarju all, enne kui see vabastab tiibraketid järjestikku õhus. Kõlab nagu suhteliselt lihtne ja madala tehnoloogiaga lahendus, eks? Teatud mõttes see ongi nii. Süsteem kasutab muutmata standardseid USA sõjaväe transpordilennukeid ning rakettide väljalaskmine ei nõua meeskonnalt mingeid lisateadmisi peale nende, mis on vajalikud tavapäraseks varustuse või sõidukite õhust heitmiseks. Aga alahinda seda tehnoloogilist ja protseduurilist leidlikkust, mis selle võimalikuks teeb. Erinevalt paljudest vanadest kaitseprogrammidest on DragonCart üles ehitatud nii, et maksimeerida valitsuse andmeõigusi ja säilitada valitsuse kontroll tehnilise aluse üle. Kent Mülleri, DragonCarti süsteemi inseneriiprogrammi juhi ja programmi arhitekti sõnul on DragonCart tõepoolest digitaalse unistuse täitumine. See on süsteem, mis sündis mudelpõhise süsteemitehnika mudelites. Mudelpõhine süsteemitehnika ehk MBSE on metoodika, mis kasutab keerukate süsteemide defineerimiseks, projekteerimiseks ja kontrollimiseks dokumentide asemel formaalseid mudeleid. See kujutab endast põhimõttelist muutust selles, kuidas inseneriorganisatsioonid talletavad ja edastavad süsteemi nõudeid, arhitektuuri ja käitumist. Dokumentide asemel kasutab MBSE integreeritud masinloetavaid mudeleid kui ainsat tõeallikat. Kuidas see siis DragonCarti puhul rakendub? Nagu Müller selgitas, kuna me omame inseneritööd, siis kui uus kasulik koormus vajab veidi pikemat stardimoodulit, modelleerime selle lihtsalt, teeme koormustee analüüsi ja saadame selle mudeli oma tootmisteenuse pakkujatele. Kombineerides tõestatud olemasolevaid tehnoloogiaid uutel viisidel ja hoides ranget kontrolli digitaalse arhitektuuri üle,
on programmibüroo kõrvaldanud traditsioonilised takistused, võimaldades kiiret laienemist ja tulevasi uuendusi. Veelgi enam, see modulaarne kiire iteratsioonisüsteem on juba praktikas tõestust leidnud. Testides oli paigalduskastide suurus seadistatav, ulatudes 4 kuni 45, AGM 158B, JASAM ER või pikendatud tegevusraadiusega tiibraketini. Kuid see pole kaugeltki ainus rakett, mida Rapid Dragon, Dragon Cart on mõeldud välja laskma. Pikas perspektiivis soovib AFL CMC programmi kontor lahinguvälja lihtsustada, arendades välja ühe ühise õhk-maa laskemoona, mis oleks taskukohane, kohandatav ja omaks märkimisväärset kaugelt tulistamise võimet. Selle raketi disain peaks võimaldama selle kasutuselevõttu nii paleteeritud kui ka riputatud stardikonfiguratsioonidest. Kuni see disain lõpuks valmis saab, on Rapid Dragon Cart süsteem loodud käsitlema erinevaid olemasolevaid tiibrakette ja mitmeid uusi. Paleteeritud stardisüsteemi kavandas ja ehitas Lockheed Martin, et kanda ja välja lasta mitmeid oma enda arendatud JASAM seeria variante. See hõlmab eelmainitud AGM 158B JASAM ER-i Varksi maismaa sihtmärkide ründetiibraketi, mille lennuulatus on 575 miili ning selle B2 varianti, millel on parem Varksi omadus ja elektroonilise sõjapidamise vastupidavus. See hõlmab ka AGM 158C LRASM-i ehk kaugmaa laevatõrjeraketi, mille lennuulatus on samuti sarnane. Sellel on ka meresõjaks spetsiaalselt loodud täiustatud juhtimissüsteem. Ning tulemas on JASAM XR, mille lennuulatus on 1000 miili. Kuid hoolimata nende relvade võimekusest on need ka äärmiselt kallid ja nende tootmine võtab kaua aega. Kokku toodetakse umbes 3232 JASAM ERP varianti. Tellimused on esitanud nii USA, Jaapan, Holland, Poola, Soome kui ka Austraalia. Ühiku hind varieerub sõltuvalt tootepartiist, jäädes vahemikku 1 miljonist kuni 1,6 miljoni dollarini ühiku kohta. See ülemine hinnapiir on tavaliselt ka see, mida maksab uuendatud BB2 variant, mille kogutoodang on 4656 ühikut. See variant ehk LRASM laevatõrjerakett on märkimisväärselt kallim tänu oma täiendavale autonoomsele sihtmärkide tuvastamisele, IRRF otsijatele ja andmesidele. Ühiku hind võib ulatuda kuni 3,5 miljoni dollarini ühiku kohta. Kuna see on veel arenduses, ei ole XR-i kogutoodang ja ühiku hind veel selged. Aga on veelgi suurem probleem kui hind – tootmismaht. Kõigi variantide praegune tootmismaht on 400 kuni 500 ühikut aastas. 2022 aastal avati uus 225 000 ruutjalga suurune tootmishoone, et suurendada tootmist umbes 1000 ühikuni aastas, tänu automatiseeritud protsessidele nagu robotvärvimisliinid ja täiustatud testimine. Probleem on selles, et USA suudab need väga kiiresti ära kasutada. 4 teenädalase aktiivse pommitamise jooksul operatsiooni eepiline raev raames Iraani vastu hinnatakse, et USA kulutas need ära. 45% oma täppislöögirakettide varudest, poole oma THAAD-i raketitõrjerakettidest, peaaegu poole oma Patriot PAC-3 õhutõrjerakettide varudest, umbes 30% Tomahawkidest ja üle 20% oma pikamaa JASSM-idest. Nende varude taastamine võtaks aastaid. Isegi suurendatud tootmismahtude juures. Pentagoni sisemised hinnangud on juba tõstatanud häirekella, et lähitulevikus võib laskemoon otsa saada. Kui Pärsia lahe sõda peaks taas pikemaks ajaks puhkema või USA satub uutesse konfliktidesse, näiteks Taiwanis, võib probleem väga kiiresti veelgi teravamaks muutuda. Kui sa otsid igapäevaseid uudiseid ja põhjalikke analüüse kõige olulisematest sõjalistest ja geopoliitilistest arengutest, siis kindlasti telli see kanal. Kanalil The Military Show leiad YouTube'i ühed kõige detailsemad, täpsemad ja sisukamad sõjalist sisu. Rapid Dragon suurendab kindlasti nende rakettide arvu, mida USA saab kiiresti järjest välja lasta. F-22 Raptor suudab õhk-õhk missioonidel kanda 8 raketti, 6 AIM-120 M-raami ja 2 AIM-9 Sidewinderit. F-35 Lightning II kannab maksimaalse vargrežiimi korral sisemiselt 4 AIM-120 M-raam õhk-õhk raketti. Uus Sidekicki relvakandur suurendab sisemist koguarvu 6 M-raamini, kuid lühimaarelvad nagu Sidewinder tuleb paigaldada välistele tiivapüloonidele, mis vähendab hävitaja radarilt varjatust.
B-52 Stratofortress suudab kanda kuni 20 JASSM tiibraketti, neist 8 sisemiselt ja 12 väliselt, või 24 JASSM IR-i või LRSM-i sisemiselt. Selle välist kandevõimet uuendatakse, et see suudaks kanda veelgi raskemaid koormaid. B-1B Lancer suudab sisemiselt kanda 24 JSSM IR või LRASM tiibraketi, kuid uute väliste püloonidega võib selle koguvõimekus tõusta kuni 36 raketini. See on hirmuäratav tulejõud, aga siin on konks. JSSM-I kandvatest pommitajatest on USA-l aktiivses teenistuses vaid 75 B-52 ja 45 või 46 B-1B Lancerit. Nüüd suurendab Rapid Dragon kaarti projekt seda arvu oluliselt, muutes 100 kaubalennukid abipommitajateks. USA'l on teenistuses tohutu hulk kaubalennukeid, sealhulgas 222 C-17A Globemaster 3SI, 151 C-130J Super Hercules, 126 C-130H Hercules, 57 MC-130J ja 39 HC-130JSI. Kõiki neid lennukeid saab põhimõtteliselt muuta pommitajateks, laadides tavalise kauba asemel lastiruumi Dragon Cart kaubaalused. USA'l on teenistuses ka 52 C-5M Super Galaxy lennukit, kuid kuna nende järele jäänud teenindustunnid vähenevad, hoitakse neid tõenäoliselt strateegilisteks transpordimissioonideks, mitte ei kasutata pommitajatena. Need kaubalennukid võiksid oluliselt suurendada rakettide arvu, mida saab ühe mitme lennukiga missiooni käigus välja saata. C-130 võiks 2 Rapid Dragoni kaubaaluse abil välja lasta 12 JASSM tiibraketi ohutust kaugusest, mis jääb sihtmärgist 620 kuni 1180 miili kaugusele. Suurem C-17 mahutaks 4 Rapid Dragoni kaubaalust, millest igaühel on 9 raketti, kokku 36 raketti, mille lõhkepeade kaal on 1100 naela. Aga pole mõtet ehitada kogu seda lisavõimsust rakettide tulistamiseks, kui neid rakette pole piisavalt saadaval. Ja nende varude täiendamine võib võtta aastaid ning maksta miljardeid dollareid. Seepärast kavatseb USA, nagu varem mainitud, pikaajaliselt välja töötada ühe kulutõhusa ja väga hästi skaleeritava raketi, mida saaks kasutada Dragon Cart süsteemiga. Seni kaua kiirendatakse mitmete teiste odavate ja väga hästi skaleeritavate raketivalikute arendamist, mida saaks kasutada kaubaalustes. Ja kui rääkida nende rakettide hankimisest, siis USA toetab seda kindlasti ka rahaga. Pentagon kavatseb järgmise 5 aasta jooksul kulutada $12 miljardit, et osta ligi 28 000 odavat tiibraketti, et täiendada oma JASSM-i hanget, mis hõlmab nii tavalisi kui ka alustel kasutatavaid variante. USA'l on käimas mitu programmi nende odavate rakettide arendamiseks. Dragon Carti projekti osas nimetas AFL-CMC selgesõnaliselt eelistatud raketiperekonnana tulevaste Dragon Carti kasutuselevõttude jaoks taskukohaste massmunitsioonide perekonna ehk FAMi, mis on välja töötatud pikendatud tegevusraadiusega ründerelva ehk ERAM-i algatuse raames. Eriti märkimisväärne on see, et 2026 aasta mais käivitas Pentagon koostöös kaitsetööstusettevõtetega Anduril Quaspire, Lydor ja Zone 5 madala hinnaga konteineriseeritud rakettide ehk LCCM programmi. Samal ajal teeb see koostööd ka Stylianiga, et laiendada madala hinnaga hüpersooniliste lahenduste kasutuselevõttu. Kokku kavatseb Pentagon selle programmi raames 3 aasta jooksul soetada 10 000 raketti. See on tohutu ettevõtmine. Aga milliseid rakette võime LCCM-i valikus näha? Anduril on teatanud, et nende panusprogrammi on Barracuda 500M raketi maapealne versioon, mida saab välja lasta ka õhust. Raketi deklareeritud kandevõime on kuni 100 naela ja eeldatav maksimaalne lennuulatus õhust väljalaskmisel kuni 500 miili. Ettevõte ütleb, et plaanib järgmise 3 aasta jooksul tarnida USA sõjaväele igal aastal vähemalt 1000 sellist relva. Lydor ütleb, et tarnib LCCM-i disaini, mis kasutab ära olemasolevat tööd tema õhust välja lastava AGM-190A Small Cruise Missile SCM-i, tuntud ka kui Black Arrow arendamisel. Algselt USA erioperatsioonide väejuhatuse ehk SOCOM-i jaoks välja töötatud rakett kannab umbes 200 naelast laengut ning on testimisel saavutanud üle 400 meremiili ulatuva lennukauguse. Ettevõte plaanib selle uue raamlepingu alusel tarnida 3000 sellist seadet. Praegu pole veel teada, millised kujundused Quaspire ja Zone 5 lõpuks tarnivad.
kuid tõenäoliselt on need modifikatsioonid rakettidest, mille ettevõte on juba välja töötanud ERAMi programmi jaoks. Ja see tundub olevat põnev väljavaade. Gogo Aspire'i ERAMi disain kannab nime kiiresti kohandatav taskukohane tiibrakett ehk RACAM. See on modulaarne, madala hinnaga tiibrakett, mis kasutab 3-mõõtmelist sprintimist kulude vähendamiseks ja kiire tootmise suurendamiseks. IR ehk pikendatud tegevusraadiusega variandil on väidetavalt üle 1000 miili ulatus. Rusty Dagger ehitati esialgu väidetavalt Ukrainale tarnimiseks, kuid on hiljem leidnud kodumaise kasutuse ERAMi programmi raames. Arvatakse, et selle tegevusraadius on 150–280 miili kandevõime umbes 500 naela ning lõhkepea on killu- ja plahvatusmõjuga, millel on vähemalt mingil määral läbistamisvõime. Mis puudutab eelarveettepanekus mainitud odavate hüpersoniliste lahenduste laiendamist, siis Castilian toodab odavamat hüpersonilist Blackbird raketti. Täpsedest tehnilistest andmetest pole palju avalikustatud, kuid osa neist saame tuletada ametlikest dokumentidest. Armee 2026 eelarveaasta eelarveettepaneku kohaselt on Blackbird GLI ehk maapinnalt lastava variandi eesmärk pakkuda umbes 80% täppislöögiraketi 4. etapi võimekusest oluliselt madalama hinnaga. 4. etapp püüab suurendada PRSM-i laskekaugust 310 miililt 620 miilini. Seega annaks 80% sellest võimekusest Blackbirdile umbes 500 miili ulatuse. Pole selge, millist laengut see rakett kannab. Boeingi uus JJ-Dam LR tiibrakett ja selle merelise ründevariant näivad samuti olevat sobivad valikud Rapid Dragoni süsteemiga kasutamiseks. Mõlemad suudavad toimetada 500 naelaseid lõhkepeasid sihtmärkideni, mis asuvad 375 miili kaugusel. Nüüd avab DragonGuard-süsteem selgelt uue võimaluse USA'le oluliselt suurendada tiibrakettide arvu, mida saab välja lasta, suurendades märkimisväärselt lennukite arvu, millelt neid saab välja lasta. Aga sellel on ka strateegilised tagajärjed, eriti sellise peaaegu võrdse rivaali jaoks nagu Hiina. See on mõnevõrra irooniline, kuna nimi Rapid Dragon on Hiina päritolu. See on tuletatud 10. sajandi Hiina salvtuld andvast piiramisrelvast, mida tunti nime all Qi Long Che ehk kiire draakoni käru. See oli omamoodi amb, mis suutis ohutuskaugusest korraga välja lasta suure hulga pikamaa ambnooli. Samamoodi on tänapäevane kiire draakoni väljalaskesüsteem mõeldud vaenlase kaitse küllastamiseks kaugrelvade distantsilt, kus väljalaskelennuk ise ohus ei ole. Seda saab kiiresti kasutusele võtta, kasutades olemasolevaid õhutranspordivahendite laevastikke, pakkudes võimalust massiliste rünnakute arvu oluliseks suurendamiseks minimaalsete kulude ja väljaõppega. Kuid lisaks sellele, et DragonGuard võimaldab rohtem pommitajaid kiiremini kasutada, annab see USA'le ka palju suurema mitmekesisuse mitmeharulise rünnaku korraldamisel. USA saab nüüd kombineerida odavate tiibrakettide kaubaaluseid kõrgema klassi JASSM ER-ide ja LR ASM-idega. Odavamad relvad võivad aidata vaenlase õhuruumi külastada, samal ajal kui vargsi JASSM ER-id ja LR ASM-id jahtivad väärtuslikumaid sihtmärke. Kaubalennukite kasutamine tekitab juba vastase sihtmärkide arvutustes ebamäärasust. Kas suhteliselt ohutud C-17D veavad varustust piirkonnas paiknevatele USA vägedele või on nad valmis luugi avama ja 10 täppistiibrakette välja laskma? Hiina operatiivplaneerijad ei saa olla päris kindlad, mida need lennukid teevad ja milliseid rakette nad võivad välja lasta. Kui seda kombineerida turvaliste andmesideühenduste ja võrgupõhiste sihtmärgistamise arhitektuuridega, toetab DragonGuard ka hajutatud sõjapidamise kontseptsioone, mis on järjest olulisemad USA operatiivplaneerimises. Jaotades kaugmaaraketid laiali kogu transpordilennukite laevastiku peale, selle asemel, et koondada need piiratud arvu pommitajate või taktikaliste hävitajate peale, suurendab USA oma ründevõimekust ja muudab nende vastu kaitsmise palju keerulisemaks. See on tõsine takistus hoolikalt ja kallilt ehitatud Hiina ligipääsu tõkestamise ja õhutõrjevõrkude plaanile, mis on loodud USA õhuoperatsioonide keerulisemaks muutmiseks Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Jautades ründevõimekuse kogu kaubalennukite laevastiku peale, muudab Washington Hiina planeerimise keerulisemaks ning säilitab operatiivse vastupidavuse pikaajaliste kampaaniate ajal. Kuid võib-olla kõige olulisem on see, et DragonGuard kaubaalused ei nõua lennukitelt mingeid ümberehitusi. Seega ei kaasne Ameerika kaubalennukite laevastikule ümberehituskulusid. See tähendab ka seda, et DragonGuard-süsteemi saab anda liitlastele või partneritele ükskõik millises 63 muus riigis,
kus kasutatakse C-130 lennukeid, muutes selle väga odavaks viisiks anda partnerijõududele kaugmaa ründevõimekus. Kokkuvõttes on see innovaatiline ja pragmaatiline süsteem, mis hoiab USA'd sammu või 2 ees kõigist oma rivaalidest või liitlastest. Loomulikult hoiame arengul silma peal ja hoiame teid kursis. See pole kindlasti ainus USA sõjaline areng, mis hoiab Hiina presidendi Xi Jinpingi öösiti üleval. Vaadake seda videot, et näha, miks Hiina hinnatud lennukikandjad kaotaksid 1970-ndate USA sõjalaevale. Ja aitäh vaatamast!